Sellega, et üleujutuse ajal mõni või isegi enamus teid läbimatuks muutub, ollakse Soomaal harjunud. Ka meieguselt Karuskosele viiv tee, mida mööda vaid 2 päeva eest autoga sai sõita, on nüüd vee alla kadunud. Meil on mure, suurvesi on toonud Karuskose Ripsilla taha suure puu koos juurtega. Ja üleeile käisime, saime veel juurde, aga siis meil on olnud saagi kaasas, tahaks seda ära päästada, muidu võib selle silla ära lõhkuda. Täna võtsime saali ligi ja autoga ligi ei pääs, katsume paatiga minna. Enamasti hakkab Soomaa luputama kevadel, jäämineku aegu. Tihedalt ühinevate lisajõgede, väikese languga alamjooksu ja peaaegu vastu voolu navestisse suubuva halliste tõttu ei jõua jõesengid tulvavett lihtsalt läbi lasta. Tänavu soojalainega kaasnenud talvine üleujutus on küll tavatu, kuid mitte enneolematu. Küll aga on haruldane tema ulatus. Nii kõrgele kerkib vesi isegi kevadeti harva. Talvel ei mäletatagi sellist veetaset olnud olevat. Praegult on siin üks paraja suurusega järv. Aivar, räägi, milline siin tavaliselt välja näeb? No, tavaliselt on selle Ripsilla ja siis jõe vahel 1,5 meetrit õhku. Aga nüüd on nagu pool meetrit veel üleval, et mingi 2 meetrit vähemalt on siin nagu tavaliselt siis vesi madalamal. Et siin nagu ei tõuse see vesi rohkem võib-olla kui mingi 2,5 meetrit. Aga siin ta läheb pealt laiali mööda metsi, mööda luhtasid ja siis muidugi see suhteline tõus nagu peatub, aga seda suuremaks kogu aeg läheb see ala, mis on siis üleujutud. Mis sa arvad, kui kaugele see üleujutatud ala siin ulatuda võib praegult? Rabani välja. Et eks tegelikult on siin tervelt Soomast on praegult kuiv ongi rabad ja teed, maanteed. Ja maanteed siis mitte nagu täielikult, et kohati, nagu me oleme tänagi näinud, on ka maanteed üleujutavad ja ligipääs nagu raskendatud. Kuigi Karuskose praegune pererahvas ei mäleta, et nii suurt suurvett oleks siin üleüldse olnud, on tegelikult see olnud veelgi kõrgem. Lilli Liinsoo, kes elas siin 90 aastat, mäletab, et kõige kõrgem suurvesi oli, vaadake selle sinise jutini seal suitsusauna küljel. Ja see oli 1956. aastal. Meie sattumine Soomaale üleujutuse kõrghetkel oli juhus. Tegelikult kutsus Karuskose metsavahi kordonis elav loodusemees Alex Linnik meid hoopis seenele. Korjama Eesti ainsat talvist söögiseent Sametkõrgest. Vee alla jäänud metsad ja tormist murtud puuderäga tegid aga nende kasvukohani jõudmise võimatuks. Ühe kahjuks üsnagi äbariku isendi me siiski leidsime. Mis selle seene nimi on? Sametkõrges, Flammulina valutipis, latinakeelne. See seen kasvas siin samas õunapuu küljes. Kõlbab ta süüa ka? Jaa, võib värskelt kiiresti panna. Ta armastab vana pajustik, mida ma nägin siin, siis õunapuud ka. No ainult kui puu natukene haige või kui või veel midagi samamoodi, siis võib vaadata. Kui -kraadi ta nagu magab, +kraadi ta kasvab uuesti. Ja siis võib ikka vaadata. No detsembris kõige rohkem. Ainult on vaja 5-7 päeva +kraadi päeval. Öösel võib väike miinus, ta ei karda. Ukrainas sündinud Alex hakkas lillikaid ämblikke uurima juba 6-aastaselt. Peale zooloogiaõpinguid Leningradis elas ta pikka aega Pärnus. Eesti loodus sai mehele nii armsaks, et mõne aasta eest kolis ta Karuskose ürgsesse üksildusse. No ma olen zooloog, ma olen Libliga mees, ma armastan looduse, kus ma võin vaadata, linnas, no mida ma võin vaadata. See kõige parem variant, kui ma elan metsas. Siin on palju liblikat, palju liigi on. Rohkem kui see linna, Pärnu linna ümbrus. Ma ei tea miks, aga võib-olla siin on parem liblikat ka nagu indikaatorid. Liblikas ka ei meeldi, kui see nektar on paha või veel midagi, siis ta tuleb siia. Aleksi päevad mööduvad looduse ringkäigul silma peal hoides. Ta tähendab üles nii temperatuuri kui veetaseme ja jätab meelde, mis silma või kõrva hakkab. Olgu selleks detsembris Soomaal askeldav hallhaigur
või metsa vahel vastu tatsav mesike. Hästi suur karu oli, minu koer nägib, koos dingoga oli. Koer nägib, läks edasi, ma kuulen, koer karjub ja nagu suur kivi seisab. Ja karub. Koer karjub, tantsib paar meetrit ainult. Ma kardan, võib-olla see karu teeb koerile midagi. Ja ma dingo tuli siia, karu kuulsin, väga kiiresti läks ära. Paar minutit. See tsirkus oli võib-olla 5-7 minutit. Tule, lähme, vaatame, kes siin. Tule siin. Metsloomi kõrvale jättes elab Aleksi lähim naaber 4 kilomeetri kaugusel. Kui mehel suurveaegu mingit abi peaks vaja olema, tuleb tal need kilomeetrid kanuuga maha sõuda, sest telefoni ja elektrit Karuskosel pole. Õue peal liikudes saab enamasti hakkama kõrgete kalamehe säärikutega. Sul on kuur kõik puid täis, aga puid on ainult ühes nurgas. Jah. Kauaks sul nendest jätkub siis? No nädal aega, siis rohkem ei ole midagi. Ja mis siis teed? Siis on vesi ahjus? Jah. No, aga ma arvan, see vesi läheb ära. Kui vesi on suur, siis probleemne, jah. Paar aastat tagasi oli samamoodi, ainult kevadel. Ja ainult kanjuga, see maa oli Karuskose talus. Ka oli vaja võtta kanju, kui puid on vaja või kui vetse on vaja, see probleemne kõik. Ja koer tahab ja kass tahab välja. Miks sa elad sellises kohas, kus võib vesi tuppa tulla igal aasta ajal? No ei ole iga aasta. See ei ole iga aasta. No see on romantiline elu. Aga loodus ka on siin. Võid midagi varata. See ainult paar nädalat aega. No see ei ole pikk aeg. Ulatuslikumad üleujutused saabuvad Soomale tavaliselt umbes 10-aastase intervalliga. Samas jäi eelmise sajandi 50-ndatesse tervelt 4 kevadist suuruputust. Paistab, et tihe periood on käimas nüüdki, sest eelmised suured üleujutused olid 1999. ja 2002. aastal. Ainuüksi viimase 10 kuu jooksul on olnud tervelt 8 suuremat või väiksemat suurvett. Saab näha, kas ka sel kevadel taas uputama hakkab. No, head reisi siis!